Täna alustab meie kõrgkoolis oma õpinguid üle 400 uue õppuri. Mul on hea meel, et valisite oma hariduste jätkamiseks just Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja loodan, et olete enda jaoks leidnud õige tee. Palun teid tervitama kõrgkooli rektori Ulla Predeni. Hea kõrgkoolipere, õppurid, kolleegid, head koostööpartnerid ja kõik kuulajad-vaatajad. Me alustame täna taas, teisiti kui varem, ent samas ikka nii nagu enne. Teisiti, sest maailm meie ümber on muutunud. Õppimine ja õpetamine on saanud uusi vorme ja värve. Me oleme pidanud muutma oma harjumusi ja see pole olnud alati lihtne. Tehnoloogiast on saanud igapäevane tugi, teinekord paraku aga ka takistus. Aga ennekõike on see vahend selleks, et jõuda sinna, kuhu tarvis. Mis siis, kui ma täna ei õpi, ei tee, ei muutu, siis kas vana ja harjumuspärane elu tuleb tagasi? Ei, paraku mitte. Täna oleme olukorras, kus tagasiteed enam ei ole. Ja tegelikult pole sellel ka mõistlikku põhjendust. Samas on ju kõik ikka nii nagu ennegi. Kõrgkooli õppehoone uksed on avatud. Meie missioon on sama. Meie motivatsioon ja tahe pakkuda parimat tervishoiuharidust ning panustada ühiskonna terviseteadlikkuse kasvu on alles ja meie roll Eesti kutse- ja kõrgharidusmaastikul, aga ka rahvusvaheliselt rohkem märgatud ja teadvustatud. Nii võiksin kokku võtta selle, mis oli. Siit saab alustada seda, kust me täna ja nüüd edasi läheme. Uus õppeaasta 2020-2021 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis stardib nüüd. Oma teekonda alustavad 412 esmakursuslast, 939 juba vanemate kursuste kaaslast ning teid kõiki saadavad, suunavad ja toetavad 134 kõrgkooli töötajat. Mis on see sõnum, mida tahan, et kannaksite sel õppeaastal endaga kaasas? Esiteks, hoolime iseendast ja nendest, kes on meie ümber. Hoiame vajalikku distantsi. Haigena koolimajja ei tule. Ja tutvume kõrgkooli kodulehel kirjas oleva ohutusjuhendiga. Seda uuendatakse järjepidevalt. Ma olen kuulnud inimesi enda ümber ütlemas, et mina seda viirust ei karda. Aga uskuge, küsimus pole mitte selles, mida sina ise kardad või ei karda. Sa ei ole üksi ja paraku ei püsi ka viirus ainult sinu hõlmas. Teiseks, toetame kaasõppureid ja kolleege, kui uuel viisil õppimine, õpetamine ja töötamine vajab harjumist. Ja kolmandaks, me ei tohi ära unustada, et me kõik juba oleme kogemuse võrra rikkamad ja tegelikult ka tugevamad. Võimatuna näivad asjad said kevadel võimalikuks ja usun, et see muutis meid kõiki. Käesoleval õppeaastal võtab kõrgkool kasutusele uue õppeinfosüsteemi, millel on nimeks Tahvel. See on uus väljakutse kõikidele. Siinkohal palun nii kolleegidelt kui õppuritelt mõistvat suhtumist. Kui märkad, et miski on õppeinfosüsteemist teisiti kui peaks või kui vajad abi, võta kindlasti ühendust. Iga uus asi vajab harjumist ja sisseelamist, kuid teie tagasiside põhjal leiame kindlasti parimad võimalused ja uued lahendused. Me alustame täna nii, et õppehoone uksed on avatud. Paljud loengud, seminarid toimuvad distantsilt, ent meil on väärtuslik võimalus korraldada kõrgkoolis kõike seda,
mis on tarvilik ja otstarbekas. Hinnake neid praktikume ja seminare, mis teid siin kõrgkoolis õppides ees ootamas on. Kasutage iga võimalust, et uurida ja küsida. Samas me kõik peame olema valmis ja teadlikud, et kui olukord riigis või meie koolis peaks muutuma, tuleb meilgi uutest otsustest lähtuda. Me peame olema valmis ja teadlikud, et see võib tulla päevapealt. Me oleme seda juba korra teinud ning olen enam kui kindel, et kui vaja, saame hakkama ka nüüd. Tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna haridus ja ametid kannavad juba oma loomult märksõna vastutus. See on teadmine, tunne ja taju, mida loodan, et kogu kõrgkoolipere ja meie partnerid oma tegevustes jagavad. Kuigi aeg on eriline ja väljakutsed on suured, pole siiski õige aeg pead norgu lasta. Positiivsed sõnad ja mõtted ning ennekõike naeratus. Need on abimehed nii isiklikult igaühele, aga ka kõikidele teie ümber. Muutke läbi iseenda maailma paremaks. Head uut õppeaastat ja edukat kooliteed teile kõikidele. Aitäh! Järgmiseks edastab oma tervituse algavaks õppeaastaks haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Austatud rektor, armas koolipere. Aasta 2020 on mitmes mõttes tähelepanuväärne. On rahvusvaheline õdede ja ämmaemandate aasta. On Florence Nightingale'i 200. sünniaastapäev ja on COVID-19 aasta, mis pikkade kuude vältel on esitanud enneolematuid väljakutseid nii tervishoiu kui haridusvaldkonnale. Oleme olnud muutuste keskel ja pidanud tegutsema keerulistes olukordades. Seda enam on mul hea meel tõdeda, et saame uut kooliaastat alustada võimalikult tavapäraselt. Muidugi ei ole oht kuhugi kadunud. Koroonaviiruse leviku tingimustes on ennetusabinõud jätkuvalt üliolulised. Varakevadel puhkenud kriis näitas, kui tähtsad on meie tõekspidamised, harjumused ja väärtused. Kui oled haige, püsi kodus. Kui liigud ringi, pese tihti käsi. Oled tervem, kui liigud palju värskes õhus, sööd tasakaalustatud ja tervislikku toitu. Ja mitte ainult tervisekaitse spetsialistidel, vaid kõigil praegustel ja tulevastel meditsiinitöötajatel tuleb üha enam rääkida terviseteadlikkuse kasvatamisest. Mastaapsed sündmused muudavad paratamatult meie mõttelaadi, väärtusi ja käitumist. Aga aeg näitab, kui paljud muutused kinnistuvad ning milleni peale sunnitud uuendused ja arengud meid viivad. Selge on see, et digipöörasus koos oma võlu ja valuga on muutunud hariduselu osaks. Kevadel saime distantsõppima hakkama tänu targale ja tugevale vundamendile. Oleme juba aastaid pööranud suurt tähelepanu digivahendite kättesaadavusele, arendanud digipädevuse, taristut, õppevara. Algaval õppeaastal püüame vältida koolide täielikku distantsõppele viimist. Kui viiruse puhangu tõttu tekibki vajadus töö ümber korraldada, teeme seda eelkõige hoone, asutuse või piirkonna kaupa. Kuid haridusasutustel tuleb säilitada ja arendada distantsõppe võimekust ju kogu kooliaasta vältel, et nakkusohu kasvades oleksime valmis taas õppetöö vormi muutuma. Hea koolipere, see, kui eriline sügis ebatavalisele kevadele järgneb, on paljuski sõltub meist endist. Teie olete teistele eeskujuks. Tänan teid kõiki, kooliperet ja õppijaid, elutähtsat töö eest, mida te teete juba nüüd ja loodetavasti veel aastakümnete jooksul inimeste tervise eest hoolitsemisel. Soovin teile tervet ja tegusat kooliaastat. Ma loodan, et esmakursuslastele saab Tartu linn suurepäraseks kohaks, kus uusi tarkusi omandada ning elada parimat tudengielu. Teid tervitab Tartu abilinnapea Mihkel Lees.
Austatud rektor, hea kõrgkoolipere, on väga suur au Tartu linna poolt teid kõiki tervitada ja uueks õppeaastaks tuult tiibadesse soovida. Mulle teeb väga suurt rõõmu Tartu linna ja Tartu Tervishoiukõrgkooli hea koostöö. Linnavalitsuse jaoks on äärmiselt olulisteks väljakutseteks. Näiteks väärikalt vananemise toetamine, sealhulgas kindlasti kvaliteetse hooldekoduteenuse ja koduteenuse pakkumine, laste ja noorte vaimse ja füüsilise tervise kaitse ja edendamine, puuetega inimeste elutingimuste parandamine ning loomulikult ka tartlaste elupääste võimaluste ja elupääste võimekuse suurendamine. Need on väga suured ja väga olulised väljakutsed, mille lahendamisel on tervishoiukõrgkool ja tervishoiukõrgkooli lõpetajad linnale väga headeks partneriteks. Ja tervishoiukõrgkooli tähtsus nii meie linnas kui terves Eestis ainult tõuseb. Selle aasta kõige keerukam väljakutse on kahtlemata olnud võitlus koroonaviirusega. Ja see võitlus ei ole kaugeltki läbi. Tervishoiutöötajad, olenemata konkreetsest ametist, on selle võitluse eesliinil ja on senini uskumatult tublisti hakkama saanud. Lisaks igapäevasele kutsetööle on tervishoiukõrgkoolist hariduse saanud inimestel veel üks suur roll ja ärge kartke seda kanda. Eestis on liiga palju kõiksugu pendli, hanerasva ja valgendaja tilkade usku tervendajaid. Ja nii mõneski mõttes olete just teie, need valgustatud inimesed, kes hoiavad ausest teadus- ja tõenduspõhist tervishoidu. Te õpite Tartu Tervishoiukõrgkoolis, kuidas inimene päriselt toimib ja kuidas inimeste tervise eest asjatundlikult hoolt kanda. Nii et olge julged enda ekspertteadmisi jagama ja teaduspõhist mõtlemist hoidma. Nii muudate ühiskonda palju targemaks ja palju tervemaks. Tarkust ja jõudu uueks õppeaastaks. Kõrgkooli üliõpilasesindus on üliõpilaste murede ja rõõmude ning seltselu korraldamisega tegelenud juba 15 aastat. Nendega tasub kõrgkooli tulles kohe sõbraks saada ning nemad on need, kes aitavad su muredele lahenduse leida, kui endal enam jõud üle ei käi. Meie üliõpilasesindusega kohtusid esmakursuslased juba virtuaalselt ka eelmisel nädalal toimunud rebaselaagris. Ka täna on siin teid tervitamas üliõpilasesinduse esinaine Karoliina Kustala. Tervitus kõigile, austatud rektorile, kooliperele ja ka teile, kes te seal teisel pool ekraani praegu vaatate. Mul on au täna esindada üliõpilasesindust ning tahaksin mõned mõtted värsketele tervishoiutudengitele edasi anda oma uue eluetapi alustamise puhul. Kuna ma olen äärmiselt sotsiaalne tegelane, on mul meel veidike kurb, et ma neid nägusid siin saalis ei saa näha. Kuid ma tean, et nende ekraanide taga on kõigil tuju hea ja meel ergas, sest peatselt süstitakse teie ajud imelisi uusi teadmisi täis. Koos üliõpilasesindusega tahaksime teile edasi anda jõudu ja jaksu. Loodan, et videoloengud ja seminarid on sama palju elevust täis, kui kontakttunnid tavaliselt on olnud. Kindlasti tutvuge ka enda kursusekaaslastega, kuid soovitatavalt siis läbi interneti. Sest nagu isiklikud kogemused on näitanud, jäävad just need inimesed teie ellu väga-väga pikaks ajaks. Nemad on need, kes motiveerivad teid püüdlema oma unistuste poole ja on ka muidugi parimad kaaslased, kellega koos eksamiteks õppida. Ärge kunagi kartke küsida, kui teil on vastusteta jäänud küsimused. Kindlasti hoidke meeles, et alati on olemas keegi, kes vastuse leiab. Praegu kasutan hetk ära, et teaksite, et üliõpilasesindus on valmis igal hetkel igale probleemile lahenduse leidma. Siinkohal tervitaks ka ülejäänud kooliperet ning enda kursusekaaslasi. Me oleme läbinud just selle teekonna ning meil on jäänud pool aastat veel. Teiega on olnud paras lust ning loodan, et need tulevad ka samasugused. Hoidke tervist, peske käsi, olge muhedad ja näeme teid siis, kui selleks on õige aeg. Aitäh! Kuna
kuna see aasta on olnud täis ootamatusi ja palju uskumatust, siis sobib igati tänasele aktusele ka mustkunstnik Meelis Kubo, kes teeb asju, mida muidu ei usuks, kui oma silmaga ei näeks. Meelis Kubo, palun. 1, 2, 1, 2, 3, tere! Armas koolipere, kuidas kuulete? Mina olen Meelis Kubo, kuulsite õigesti ja kellega varem kohtunud üldse ei ole, siis olen hariduselt füsioterapeut, aga ametilt mustkunstnik. Ja mis minu tänane ülesanne on see, et anda teile kaasa lihtsalt mõned väga praktilised nõuanded, kuidas algaval õppeaastal toime tulla, kust raha saada, kuidas sõpru hoida, kuidas õppida, sellised lihtsamad asjad. Aga enne veel, täna ma füsioteraapiat ei tee, küll aga seda asja. Mis see täpselt on, ma näitan teile ära, siis on võib-olla selgem, millega on tegu. Eestikeelne väljend on must ja kunst. Kui ingliskeelne magic on kahemõtteline, see võib-olla tähendab ka päris nõidust või posimist, siis eestikeelne must kunst on lausa talupojalikult lihtne, ütleb ära, et tegu on lihtsalt kunstivormiga, mille köögipool on must. Saladustest ju ei räägita, eks ole, on varjus. Ja selle kunsti ainukene eesmärk on luua teie peades, armas ekraanivaataja, säherdune illusioon ehk pettekujutlus nagu midagi täiesti ilmvõimatut. Võiks mingil kummalisel moel justkui olla võimalik. Vaat nii. Ja me alustame siis tänast eneseabi algavaks õppeaastaks kõige tähtsamast asjast ja see on raha. Kas teil on üldse raha? Kust raha saada? On ju. Käid suvel tööl, võtad pangalt laenu, küsid vanematelt, sõpradelt laenu, varastad, on ju. Aga ei. Siin tuleb appi, sõbrad, vana paber, taaskasutus. Otsi endale välja mõned vanad ajakirjad ja lõika endale sellised toredad ristkülikud, küll aga mis sa pead jälgima on see, et nad oleksid kõik täpselt sama suured, eks ole, 4 ristkülikut. Ja siis muud ei ole, kui sa natukene pead voltima, natukene origaamit ja sul peab olema see pool sama suur kui teine pool. Ja siis muud ei olegi vaja, kui natukene raputad siit servast ja saad omale 200 eurot. Sellega elab ära paar päeva, on ju. See on kõik päris raha, sellega saad poes ilusti maksta, käid ära, ostad omale leivasaia ja käid ööklubis. Aga väike miinus siin on. Kui sa selle rahaga maksad taaskasutatud paberiga, siis pead kiiresti jooksu panema, sest see on sekundite küsimus, kui need kassas muutuvad tagasi. Alt juba läks 1, 2, 3 vana paberiks. See jääb meie vahel, ärge seda välja rääkige, aga niimoodi saate oma raha probleemidega hetkega toime tulla. Teine küsimus, aju nõuab väga palju aktiivsust õppeaastal ja seda peab treenima, seda peab hoidma aktiivsena. Ja selle jaoks on ka üks väga hea harjutus, mida ma soovitan teil proovida, kes ei ole veel tuttav sellise asjaga, nagu seda on Rubiku kuubik. Rubiku kuubik näeb välja siis, kusjuures see on minu leiutatud ju. Kuubik tuleb mu perenimest Kubo ja Rubik tuleb minu eesnimest Meelis. Ma ei tea, ärge küsige. Enne veel, kui ma alustan, ma paluks näiteks Iivika, tulegi sina mulle korraks appi. Ja Iivika segab Rubiku kuubiku täiesti suvaliselt läbi. Ole lahke. Mina ei vaata, kuidas ta seda teeb. Täitsa suvaliselt võid teha 2 tingimust on, ära lõhu ja ära lahenda. Ja kui on valmis, siis mis ma tahan teile demonstreerida on see, et kui sa treenid oma aju piisavalt, siis on võimalik
see lahendada, aitäh, see on väga hästi, lahendada ära ka pimesi, nii et väike ajutrenn praegu mulle, samal ajal kui ma räägin, üritan kõik küljed meelde jätta, need 3 kollast on sealpool ja sellest infost mulle täiesti piisab. Nüüd, mis juhtub, on see, et ma lahendan ära selle nii kiiresti, kui ma suudan. Nii, minu rekord on 10 minutit, pimesi 10 tundi, seda aega meil praegu ei ole, nii et ma proovin selle teha ära maailmarekordiga 3 sekundiga ja et see on pimesi, siis et ma ei saaks piiluda, kasutame kotti ja aeg käivitub nüüd. 1, 2, 3. Täpselt 3 sekundiga lahendatud. Ma tean, mida te mõtlete. Te mõtlete, et mis kotis on? Kott on tühi. Aga mitte päris tühi. Ivika, sinu on siin sees. Ja. No ma näitan ära, kuidas seda asja teha. Ühesõnaga, sul on 2 kuubikut, on ju. Nii, siin on paberkott. Siis see, mis sa annad oma sõbrale, saad aru, seda võib segada nii palju, kui ta ise tahab. Ivika segas siin, ma tegin lihtsalt halva näo. Tegelikult kõik oli ju täitsa ükskõik, sest et ta segab nii palju, kui tahab. Ja siis ostad poest teise kuubiku, mingisuguse paberkoti, viskad need mõlemad siia sisse, natukene bluffid. Võib-olla kui sa bluffid kauem, ütleme 10 sekundit, siis on isegi usutavam. Ja võtad lihtsalt teise välja. Võt siuke ajugümnastika. Aga võib-olla teile meeldib ka see ajugümnastika. Nii, 3 sekundiga. Aeg käivitub nüüd. 1, 2, 3. 3 sekundiga ajan kuubiku segamini ja kott on täiesti tühi. Aga kuubik on segamini. Aga mitte niisama segamini, vaid niimoodi segamini, mis on nüüd täiesti uskumatu. Et see üks külg kattub Ivika sinu segatud kuubikuga, jah? Teine külg ka. Okei, teine külg kattub. Siin on need 3 kollast, mida me ennist nägime. See on juba 4. külg, ma näen, nii pealt kui ka alt. 1 ühele. Ajugümnastika. Treeni. Üks lahendus on veel, kes ei viitsi harjutada kodus, teate, on olemas üks salanõks, see on raputamine, võtad kuubiku kätte, natukene õrnalt raputad, näppudega aitad pisut kaasa ja see on võimalik peaaegu, let's go, peaaegu 1 sekundiga ära teha. Niisiis, raha, õppimine, ajud ja mis on 3. sõprus, suhted. Sest vahet ei ole, mida te õpite, kus te käite, kes te olete. Kõige tähtsam on see, kuidas te inimestega suhtlete ja see määrab teid, see määrab teie tuleviku, nii praegu siin kui ka tulevikus, millised te olete. Kuidas hoida suhteid, kuidas hoida sõpru ja õige vastus on, tuleb nad kinni siduda. Sidumismängud, siin on üks, nüüd enne kui ma alustan, võib-olla lasekski üle kontrollida, äkki tütarlaps sealt sinisest tuleb korraks siia ja vaatab üle, et need oleks täiesti tavalised, et nad kuidagi ei veni, mida ma räägin, kinni siduda. Siin on lihtsalt üks tore number, mida saate oma sõpradele teha ja senikaua, kuidas on su nimi? Jana, senikaua kui Jana kontrollib neid nööre, teen mina trikki selle nööriga. Olgu nali, Jana, kontrolli seda ka. Tegelikult see on üks vahva trikk, mida teie saate teha igal ajal, igal pool, kui teil on kaasas 3 nööri. Nii. Täitsa tavaliselt, eks ole, siin on siis üks pikk, see on siis üks tilluke ja siin on siis see üks keskmine. Ja Jana, ma küsin sinu käest, mis sa arvad, kuidas on võimalik saada need kõik 3 ühe pikkuseks? See on loogika ülesanne. Jälle natuke ajugümnastikat. Aga hea trikk, mida sõprade lõigata, õige, kääridega, just. Aga kui kääre ei ole? Hammastega. Aga kui hambaid ei ole? Siis ma näitan ära, see on tegelikult anekdoot. Ühesõnaga, otsad, need 3 otsa on juba ühe pikkused ja kui sa tõstad need, natuke lähemalt, tõstad otsad kokku siia üles ja kaugelt vaatad, siis otsad on juba ühe pikkused.
Jana, vaata, kui sa tuled siia poole, siis sa näed ära, et otsas on juba ühe pikkus. Aga see on probleem, on ju. Nii et kuidas sellega nüüd teha? Siin tuleb mängu üks väga eluline moto, palun jätke meelde, kui mõistus ei võta, kasuta mida? Jõudu, õige. Lihtsalt toore jõuga. Tõmbad need ühe pikkuseks. Ja siin nad on täiesti tugev, mitte kuidagi ei veni. Ja? Nüüd proovida ka. No. Aga kuidas me nüüd tagasi saame? 3 ühe pikkust nööri. Kui mõistus ei võta, kasuta mida? Jõudu, õige. Teeme sõlmed peale. Siin on 3 ühe pikkust nööri, teil silme all. Köie vedu. 1, 2, 3. Ja lihtsalt libistad selle toore jõuga õigesse kohta. Ja siin otsas ongi üks tilluke. See on siis see keskmine, siin on juba pikk. Ja see. Palun väga Jana kontrolli üle, et oleks täitsa tavaline kraam. 3 nööri trikk. Ja nüüd saime su pooleks. Õnneks ekraan seda ei näita, see on julm. Praegu Janal on jalad juba läinud. Mis sa teed? Aga siin õnneks on inimesed, kes oskavad su terveks teha, nii et aitäh sulle. Ma tahaks anda üle ühe traditsioonilise kingituse. See number on olnud päris pikalt repertuaarist väljas, aga ma arvasin, et täna oleks hästi tore ja annaks üle selle Ullale isiklikult. Nii et kui oleks, jah, aitäh, tule, mul on kohe nii hea meel, ma tulen natukene lähemale. Ma võtsin kaasa mõned, kutsun su siia laua taha täitsa, kas tohib sinatada? Nii tore. Mõned kahvlid, võtta kahvel kätte, koputa vastu lauda, veendume, et see on metall. Just. Proovi painutada ühtepidi, teistpidi. Noh, täiesti just muidugi saab selle kõveraks, aga seda, no saab ka teisiti. Nüüd ma näitan, õpetan direktorile ühe toreda triki. Hoia kaelast kinni, just, ja kui nüüd natukene, kui te sealt jälgite, kui nüüd natukene seda raputada, vaata niimoodi, siis jääb mulje, nagu ta oleks pehme, eks ole, on ju? Nagu see oleks pehme. Ma praegu vaatan ekraan täpselt. Nii, just, väga hea. Siis kui me keerame niipidi ja natukene raputad, siis tekib illusioon, nagu ta oleks pehme ja painduks, on ju? Sul juba sirge tagasi, ma ei näidki. Vaata, me saame selle ka sirgeks tagasi ja ta on nagu liblikas, vaata. Läheb plup. Aga nüüd on juba päris kuum, ma enam ei saagi kauem kinni hoida, natukene venib veel asas. Nonii, aga nüüd Ulla, saad ise proovida. Vali 2 kahvlit endale, täiesti vaba valik, millised 2? Hästi, need 2. Nüüd ma näitan teile, et tõepoolest need kahvlid kattuvad. Siin on 2 identset kahvlit. Siin, jah, asetan need praegu siia poole laua peale. Ja nüüd paneme käed niimoodi kokku, just, ja hõõrume käed soojaks. Just. No mina olen pendli ja hanerasva usku, nagu ütles abilinnapea. Ja kui sa teed väikse vahe sisse, kas sa tunned nähtamatut energiapalli käte vahel? Ullala! Tegelikult ma ei tunne ka midagi, vahet ei ole, aga soojust on vaja, hõõrume käed soojaks, väike vahe sisse, vahet ei ole. Kumba kahvlit me kasutame, pane käte vahele ja hakka hõõruma kahvlit. Just. Kahvlit, ja mitte mind. Nii. Ja kui ta läheb hetkega kõveraks, sa tunned ka käe sees käib niimoodi. Kui ei lähe üldse, siis pole hullu, mõtleb midagi muud välja. Vau, see on meistriteos. See on väga hea tulemus. Ma ei tea, kui hästi te siit näete valguse mäng. Ühesõnaga, mis juhtus? Käed olid ees, ma näitan avalikult ja ausalt, kuidas see juhtus. Ühesõnaga, sel hetkel kohe, ma tulen natukene siia lähemale, kohe, kui siit hakkas kaela osa, eks ole, vaat nii, soojendama, siis ta hakkaski paenduma. Ja see on täiesti tugev metall. No nüüd te nägite, kahvlil on võimalik painutada seda kaela osa, on ju? Aga kui täiesti just raputada, siis Ulla võid tulla natuke lähemale ka, siis sa näed, vaata, kuidas üks harudest läheb järsku pehmemaks ja loksub paigast. Ja proovis on täiesti tugev, jah? No ja tihti inimesed arvavad, et mul on mingid suured magnetid varrukate sees. Aga no mis jutt see on? Varrukad on üleval, siin pole midagi. Piisabki raputamisest ja vaata, läheb teine, 3,
4. Sellega, ei vastupidi, Ulle ütles, et sellega enam süüa ei saa, vastupidi, sellega saab toita 4 tudengit korraga. Ilusat kooliaasta algust ja Alma Mater, toitev ema. Olge siis valmis. Ulle tuleb kahvliga koridorid peal vastu. Kõikidele midagi. Yeah. Nii tore, aitäh! Ja sõbrad, kuidas meil ajaliselt on? Jõuan veel teha, siis ma tahaks teile õpetada veel täitsa lõpus ühe vahva numbri, mida teie saate teha siis tänavatel, sõpradele, pidudel. See on lihtsalt üks saladus, üks trikk, mille ma õpetan teile kõigile selgeks. Ja seda te peate praegu kõik kaasa tegema, sest muidu te ei saa aru, millest jutt käib. Selle jaoks on vaja teie käsi. See on ka tegelikult väga hea koordinatsiooniharjutus. Saate näiteks teraapiast tulevikus kasutada. Paneme käed ette, niimoodi. Teeme kõik koos kaasa. Väga hästi teed, tubli. Pöidlad keerame alla, just. Siis käed paneme risti ja sõrmed lähevad seongusse. Ilusti paned seongusse. Nüüd, kes tahab, võib ka käed lahti lasta ja proovib teistpidi. Aga pöidlad peavad jääma, just ma näen seal allapoole. Just õige. Ja siis 3, 2, 1, pöidlad üles. Nii. Ja seda võid teha mitu korda järjest. Siin on nüüd saladus. Ma kutsun äkki Ivika uuesti siia enda kõrvale tagasi ja kui sa nüüd esitled seda oma sõpradele, siis ongi hea, kui sul on keegi kõrval, kes teeb esimest korda. Käed lähevad ette, pöidlad lähevad alla, käed lähevad risti ja sõrmed lähevad seongusse. See on lähteasend. Nüüd juhtub selline asi. Ivika, hoia lihtsalt käsi koos, ära praegu midagi tee. Sa lase ülemine, pealmine käsi lase lahti ja lehvita mulle pealmist kätt korraks. See on see käsi, mis on peal, jah? Siis see pealmine käsi läheb alla niimoodi, et see ei liigu. See pealmine käsi hüppab korraks alla. Ütled midagi sõbrale, näiteks ja võid teha seda, et ja tuled teistpidi tagasi. Saad aru? Kui sa tahad seda asendit kätte saada, siis on see, et lased pealmise käe lahti, viid selle alla, paned pöidla otsad kokku ja pöörad alumise käe üles siia. Nii, selline asi. Väga hea õlaliigesele ka. Täiskiirusel. Käib see väga kiiresti. Natukene harjutad, saad käppa ja see käib nii kiiresti. Ta-ta-ta ja siis pealmise käega juhid tähelepanu eemale. Ja võid teistpidi ka teha pöialjat allapoole. Ja mul juba tehtud. Boom! Selline saladus, võtke see endaga kaasa, harjutage, ärge ise välja rääkige, aga tehke sõpradele. Ja kelle see välja ei tule, siis peate lihtsalt õlaliigesest lahti rebima, midagi ei ole teha. Aitäh, Ivika. Soovin teile vahvat kooliaasta algust ja uute kohtumisteni. Aitäh Meelisele! Sellega on meie tänane aktus lõppenud. Tere tulemast kõigile esmakursuslastele ja tere tulemast tagasi meie teistele õppuritele. Ma soovin teile kõigile edukat õppeaastat.